Tulemast tagasi minu kanalile. Täna on kolmapäev ja täna ma lähen pildistama õhtul. Ja see pildistamine ei ole mitte tavaline pildistamine, vaid see on buduaari sessioon. Ehk siis teeme sellised pildid, mida ma kuskil ei postita. Lihtsalt põhimõtteliselt iseenda jaoks. Vaatame, võib-olla on mingid siuksed pilte ka, mida nagu on sünnis postitada, aga selline teistmoodi fotosessioon. Ja ma olen mõelnud enne ka sinna minna, aga ma ei ole nagu võtnud seda hetke, et ennast sinna kirja panna või ma ei tea, ma ei ole nagu kuidagi julgust kokku võtnud. Ma ei tea ühesõnaga millegi taha, mul on see enne jäänud. Aga kuna mul nüüd sõbranna siis, kes on väga hea fotograaf ja kõik minu Instas head pildid on tehtud tema poolt, siis tema otsis mingit modelli buduaari sessiooniks, sest ta tahab katsetada mingit, ma ei tea mida, igatahes ta tahab katsetada seda sessiooni, siis ma olin kohe mingi, ma võin olla modelliks. Nii et nädalaga tagasi panime paika ja täna siis ongi pildistamine ja see on õhtul kell 6 mingis fotostuudios siis lähme pildistama, aga mul on selleks vaja mingit musta pikkade varrukatega podi ja mul ei ole sellist, nii et ma lähengi nüüd, otsin Kristiine keskuses peaks olema, kas ta oli äkki House või siis HM-is kuskil ma neitist vaatasin, et peaks olema ja ma lähen otsin täna selle sealt ja miks ma kohe hommikul lähen on sealpärast, et veel on nii palju asju vaja täna ära teha. Ma tahaksin, meil on vaja tööd ka teha, on ju. Pluss on veel see, et ma tahaks trenni ära teha, kui ma lähen sinna, et enesekindlus oleks nagu täiega. Tahaks teha mingi ülikorjaliku meigi ja muidu ma praegu üldse ei viitsiks ennast meikida 2 korda päevas, ma elus ei viitsi ennast meikida muidu, aga me teeme täna veel filmime paar videot, Kadarpikku ma filmida, nii et seepärast ma teen ka meigid, mul on hiljem olemas ja ma pean hiljem oma pead sellega vaevama ja kui ma niikuinii kodust välja lähen, siis tore on ikkagi ennast nagu sättida kordaga, et ma tegelikult üldse käin kodust väljas niimoodi ilma meigita väga harva. Mulle ikkagi meeldib see, et kui ma olen kodust väljas, siis ma justkui esindan iseennast. Et ma tunnen ennast nii ka kõige paremini, kui ma olen ikkagi sätitud korras ja ma ei tea, ühesõnaga minul kuidagi on selline põhimõte olnud, mitte et ma judge'iks kedagi, kes käiks ilma meigita väljas kodust, absoluutselt mitte, see on igaühe iseenda teha, aga võib-olla mul see põhimõte lihtsalt sellepärast, et ka mul emps on samasugune loeg olnud, nii et teatavasti meie lapsepõlv ja meie vanemad mõjutavad meid nii palju, et ilmselt olen ma võtnud selle oma empsit lihtsalt külge. Ja pluss see, et kui ma olen käinud vahepeal ilma meigita niimoodi, ilma siis korda sättimata väljas, siis ma olen tundnud ennast halvasti ja kuidagi selline siuke tunne, et ma alati kahetsen seda, et ma ennast korda ei sättinud. Nii et pigem võtta see 15 minutit natukene puuderdada oma nägu ja rüpsmed kulmud pähe teha, kui see, et hiljem ennast ebakindlana tunda. Täpselt nagu miks ma trennid teen, selleks, et ennast kindlana tunda. Ja kui me saame teha oma ma ei tea, ilurutiinides või üldsegi päevarutiinides midagi, mis tõstab meie enesekindlust, siis absoluutselt seda peakski tegema. Ja sellepärast ma ei ole ka üldse mingite iluoperatsioonide vastu, kui keegi tahab teha, võib-olla isegi teen kunagi, sest et kui sa saad midagi teha selleks, et seda enesekindlust tõsta, siis miks mitte seda ära kasutada. Aga nüüd ma sätin linna ja siis lähme otsime selle podikese üles, võtan teid ka kaasa täna selle päevale, sest et täna toimub midagi, mida tavaliselt ei toimu, nii et on tore vlogida seda kõike. Nii. Ja ma pean uue riipsnuduši ka ostma, sest et mul on siin nii kuiv. Reaalselt ma ei tohi seda ära unustada, ma pean selle täna ostma. Nii kuiv, siin põhimõtteliselt ei olegi enam midagi. Hea. Jõudsin moodi minna.
siis hakkas esimene häirekell tööle, mingi tuletõrje häire. Siis mõtlesin, et okei, peaaegu hakkasin proovima passu. Siis mõtlesin, okei, ma ootan teise häire ka ära. Hakkas teine käima, siis tuli teada, et minge kõik kähku välja Kristiine keskusest. Nii et tore shoppamine oli, ma ei jõudnudki midagi vaadata. Vahva, ma ei tea, kuhu ma nüüd lähen, mul on vaja ikkagi leida. Katse 2 ja pluss ma käisin veel siin seis. Ostsin endale ka uue peavõru. Mul nii kaua otsin sükast musta uut peavõru, sest ma kogu aeg kannan neid. Ma tahtsin täiesti tavalist musta, sest mul läks täiesti tavaline must eelmine katski. Podi kätte. Podi össimist lõpuks House'ist. Ta ei olnud täpselt selline, nagu ma oleksin tahtnud. Ma oleks tahtnud veits teisest materjalist, võib-olla mitte puuvillasest, aga ma mõtlesin, et suva, mul ei olnud aega, et rohkem otsida ka. Ja siis me nüüd jõudsime vahepeal paar videot ära filmida ja Kadarpiku TikToki on kindlasti juba see üleval, aga vaadake, kui hea asja me tegime. See on lihtsalt peedisalati, peedifetajuhtusalat, see on lihtsalt maitseb nii hästi. Ja see retsept on üleval Kadarpiku TikTokis, siis selleks ajaks, kui see vlogikene siin üles läheb. Ma ütlen, et ma ei ole üldse inimene, kellele tegelikult peet väga maitseks, mul ei ole kunagi väga maitsenud, aga siin salati sees see on päriselt hea, see on tõsiselt hea. Today's slow flow class is intended to stretch your full body. Sellise meigi tegin ma siis endale valmis, natukene võib-olla on tume, siit nagu veits häirib, aga ei ole hullu. Ma olen isegi suht rahul, kuigi nagu siit tundub see nagu klouni meik, aga siit tundub okei. Ma sirjeldasin juuksed ka ära, hommikul pesin need ära ja nüüd need tunduvad nii pikad, reaalselt juuksed lihtsalt vuhavad täiega. Ja mul on ka väike uudis, ma panin endale aja juuksurisse homseks. Ma olen siin mõelnud pikalt, et ma tahaksin ikkagi heledamaks juukseid teha, sest et ma tean, et mulle ikkagi sobivad heledamad juuksed. Ma ei hakka täiesti üleni värvima, ma triibutan natukene. Ma teen natukene heledamad triibud, lihtsalt, et natuke särtsu anda juurde juustesse. Ma tean, ma alles olin nii õnnelik selle üle, et ma sain kõikidest värvidest oma juustes vabaks. Ei ole hullu. Ma tean, et see ei riku nii hullult mu juukseid, kui ma hooldan esiteks, okei, aga teiseks see, et ma ei blondeeri, kolmandaks see, et ma ei käi räigelt värvimas. Ma ei hakka käima iga kuu, ma ei hakka käima 2 kuu tagant, ma ei hakka käima 3 kuu tagant, võib-olla poole aasta tagant natuke värskendan, võib-olla we'll see. Aga ma olen väga excited, ma olen väga põnevil, väga põnevad ajad, mul hea meel, et ma hakkasin vlogima. Pildistame me siis kuskil Ülemiste juures, nii et ma sõidangi sinna, täpselt tund on praegu, nii et mul on hea meel, et ma hakkasin ikkagi korraliku varuajaga liikuma. Ja ma olen väga elevil, ma panen timelapsiga kindlasti peale seal pildistamisel, nii et ilmselt järgmine klipp, mis te näete, ongi timelaps meie pildistamisest. Sorry selle valguse pärast, aga ma pean rääkima. Pildistamine läks kõik hästi, reaalselt minge kõik Kristini juurde pildistama. Pildigram on siis tema Instagram. Ta on perfektne fotograaf, ta juhendab sind, ta haibib sind, ta teeb nii ilusaid pilte, tal on nii palju häid mõtteid ja ühesõnaga, ta on perfektne, ta on nii palju kogemust, ideaalne, minge tema juurde. Aga nüüd on teine teema, mäletate, ma käisin täna hommikul Kristiine keskuses, me käisime Kaspariga Kristiine keskuses täna hommikul ja oli tuletõrjealarm, mäletate, on ju?
ja nüüdseks te ilmselt juba kõik teate, et täna oli Kristiine keskuses põleng. Praegu see ka veel põleb. Ma just vaatasin, nagu just praegu kell on 7:30. Ma sõitsin meelega Kristiine keskusest mööda. Ma ise küll ei näinud seal mingit tossu, aga sinna taha ei lastud ka inimesi. Ma oleks auto käinud vaatamas seal muidu, aga ma mõtlesin, äkki nüüd juba ära kustutatud, et näha oleks, et mis seal nagu siis väljaspoolt vaadates, kuidas seal olukord on. Aga no selles Kristiine keskus on ka suletud ja see on ikka leekides ja see on ikka tossab, nagu ma aru saan. Aga see on nii veider. Aga see on nii veider kõik. Et täna just me olime seal hommikul. Olid need tuletõrjealarmid 2 korda. Ma veel mõtlesin, et okei, et noh, esimesega ei lähe, teist kuulen, okei, ikka on, et siis tuleb evakueerida. Ja ma vist enne ei öelnud siin seda, aga me läksime evakuatsiooni teed mööda. Evakueerisime ennast siis evakuatsiooni teed mööda. Kuhu peale on kirjutatud, et see on evakuatsiooni uks. Ja kui me seal olime, siis me olime seal koridoris juba ja tegelikult see välisuks ei läinud lahti või noh, see uks, mis viib siin nagu trepikotta, see ei läinud lahti, vaid selle sai lahti ainult kiibiga, mis oli töötajatel. Töötajad tulid ka sinna kohe mingitest poodidest, kes ka nagu evakueerisid ennast sellest keskusest, aga ühesõnaga, minu arust see oli väga veider, et seal ei olnud, need uksed olid suletud, sorry, siin on pime, aga ma räägin ikka edasi, et need uksed olid suletud ja sealt tegelikult meie ise ei oleks välja saanud nendest evakuatsiooni ustest, kui ei oleks neid töötajaid tulnud. Ja ma ei teagi, mis see teine lähim uks oleks olnud, et kes teeb Kristiine keskust, siis me olime seal, kus on see Pepco ja Sports Direct, et me olime seal ja ma mõtlesin lihtsalt, et okei, kas on tulekahju või mitte, ma väga ei usu, et noh, evakueerime ennast siit ikkagi evakuatsiooni nagu teed mööda igaks juhuks ja saad aru nüüd mõni tund hiljem, reaalselt 4 tundi hiljem läks Kristiine keskus põlema, kui me sealt lahkusime. Nagu, kuidas see võimalik on? Kuidas see võimalik on? Just nüüd, nagu mulle lihtsalt ei mahu see pähe, võib-olla see tundub nii random, et ma seda niimoodi nagu mõtestan enda jaoks lahti, aga see on kuidagi nii veider. Väga veider on see. Ja see, et ma ei olnud käinud Kristiine keskus väga pikalt, selle ülemiskorrus, ma ei tea, millal ma viimati külastasin. Ma isegi ei olnud näinud seda Kristiine keskuse MyFitnessi, ehk siis see on nagu nii haig kokku sattumust lihtsalt minu arust. Ja see ka, et ma täna just mõtlesin sellel ajal, kui see evakuatsioon oli. Ma läksin pärast seda tagasi Kristiine keskusesse, on ju, kui nagu lasti jälle inimesi. Siis ma mõtlesin, et see on nii veider, et nagu keskustes nii tihti, et meil need alarmid hakkavad tööle, on ju. Et inimesegi võtas seda tegelikult tõsiselt ja kõik kõnnivad üli rahulikult. Mõni jah jookseb, aga enamus on nagu vanad rahud ise. Tere hommikust! Olen pärast seda, kui me käisime TFTAKis, võib-olla mõni mäletab, siin mõni nädal tagasi käisime. Ja kui ma sain teada, miks on hapendatud tooted. Okei, ma teadsin enne ka, et need on head, ma teadsin, et need on nagu kõhule sõidimisel väga head, aga kui ma lugesin selle kohta põhjalikumalt pärast TFTAKis käimist, siis ma olen hakanud palju rohkem hapendatud toite sööma, näiteks ostan rohkem koju ka keefirit, nii et ja üldse kimchit näiteks, mul on nüüd hapendatud toitudesse nagu nii suur usk pärast seda, kui ma tean, milleks need head on. Keefir mu arust maitseb ka kohe pärast seda nii palju paremini, ma tean, miks see mulle hea on. Oso, vaadake, kui minu tassike. Kiisud ja kutsud. Ma ei mäleta, kus ma seda täpselt sain, mingit reisilt. Aga see on nii mulju. Ja see on täpselt õige siuke keefiri kogus mulle. Väike keefiri vunš ka ette. Ja ma tahaks just ju tassiset ikkagi veel. Pluss on laktoosivaba ka reaalselt. Kui saaks laktoosiga, siis ma ei saaks juua. Ma praegu üritangi nii, et ma ikkagi nii palju kui võimalik väldin laktoosi. Sest et see on täiesti ebanormaalne, et ma olen ära harjunud selle kõhuvaluga, mis laktoos tekitab ja ma olen lihtsalt nagu mingi sundinud ennast laktoosi sööma.
lihtsalt laiskusest, et ma ei ole viitsinud otsida alternatiive. Piima ma ei joo laktoosiga või mingi koore mingeid asju, aga näiteks mingi jogurtit on laktoosiga, mingid kohukesed. Et ma üritan täiega nendest hoiduda. Siis näiteks, kui mul laktoositalumatus kunagi avastati, kui ma ei vist mingi 10, siis ei olnud põhimõtteliselt üldse laktoosivabasid tooteid saadaval. Kohukesi polnud üldse. Piim oli ka mingi kahtlane välismaa piim ainult. Ja ma ei teagi, jäätis oli ka ainult mingi marjajäätis, et põhimõtteliselt seda valikut ei olnudki. Nüüd on mingi meeletult palju erinevaid laktoosivabasid tooteid ja seda on ülitore näha. Ma tahtsin teha update'i selle Aleppo seebiga ka, sest mult ikka kogu aeg küsitakse, kuidas mul sellega läheb. Näonahk on selline palju parem juba, kui ta oli mul vahepeal. Nüüd on mul juba nii, et ma näen, et need punnid on siuksed, mis hakkavad juba ära minema. Et okei, mul on suht punane näonahk hetkel, tänu nendele. Aga kui te vaatate mu eelmist blogis, mul oli seal ikka väga hull näonahk. Et seda ei ole võrreldagi praegusega, ma ütleks. Mis on selle Aleppo seebiga siis minu nipp, mis ma avastan, mis minu peal toimib, on see, et ma panen ööseks ainult punnidele. Panen selle Aleppo seebi peale ja hommikuks mul on nii palju parem näonahk. Enne ma tegin nii, et ma lihtsalt hoidsin õhtul maskina seda Aleppo seebi peal tund aega ja siis ma panin ka tervele näole, aga tegelikult ei ole mõtet tervele näole seda panna niimoodi kogu aeg, et ta kuivatab. Ma vaatasin, et ta tekitas mulle punne juurde sinna, kus mul üldse ei olnudki punne. Näiteks siin põsepäev mul alguses ei olnud üldse punne, kui ma selle Aleppo seebiga hakkasin tegema. Mul oli ainult siin ei olnud. Nii et jah, algus tegi hullemaks ja ma sain ka Instasse kirju, et tegelikult alguses see Aleppo seeb teeb kõigil näonaha hullemaks ja sest, et ta puhastab ja see näitabki, et ta toimib, aga seda on päris nagu rõve vaadata, kui sul lampi üle öö, kus sa arvad, et miski teeb sul korda, teeb hoopis hullemaks. Nii et, aga see on täiega see usalda protsessi värk, et lihtsalt usalda, küll kõik läheb paika. Okei, see põsk on ikka täiega hull. Ja ma käisin jälle pildistamas ka, ma üritasin täiega katta oma neid punne jumekakaila. Aga need lihtsalt ei kattu ära jumestuskreemi ja siis concealeriga, et tegelikult oleks vaja seda mingi rohelist asja, mida meikarid kasutavad punnidel, aga mul ei olnud seda. Ja ma ei oska seda kasutada, aga fototöötlus teeb imesi ja Kristlin töötleb mu akne välja, sest ilmselgelt ma ei taha, et mu piltide peal oleks akne. Ma võin siin vlogis olla nii, ma võin olla oma Insta storydes nii, aga ma ei taha siuksed ilusad professionaalse fotograafi tehtud fotosi, kus mul on akne peal lihtsalt. Mitte, et ma tahaks, et mingi täiesti ma ei tea, ebaloomulikuks mind töödeldaks foto peal. Kristlin ei teegi seda, aga ma ei taha neid punne lihtsalt sinna. Nii, aga liigume tänase päeva juurde. Täna siis ma lähen juukseid värvima. Vaadake, kui tumedad mul hetkel juuksed, ma pean kindlasti tegema enne ja pärast pildiga 100%, aga see on mul täiesti loomulik juuste värv, mis on tegelikult väga ilus värv. Selles suhtes ma ei ütle mitte midagi selle kohta, aga ma lihtsalt tahan natuke heledamaks. Mulle lihtsalt meeldivad heledamad juuksed. Ma ei saa sinna mitte midagi parata. Ma lihtsalt igatsen neid ja ma olen seda pikalt mõelnud. Ma olen seda väga pikalt mõelnud, et ma tahan seda sammu teha. Ja nüüd ma teen selle ära ja ma ei triibuta palju, ma triibutan natuke. Ja ma arvan, et isegi ei lähe nii palju heledamaks. Lihtsalt on natuke särtsu mulle juurde, mida ma tahan täiega siia kevadesse. Aega palun, kas kellegi kass jõb veel niimoodi vett. Lihtsalt vaadake. Võtab käpaga ja joob käis. Ma olen väga uhke endale hetkel, sest ma tagurdasin siia kahe auto vahele parkimiskohale viimati niimoodi, kui ma olin sõidukoolis ja ma praegu tagurdasin siia suht perfektselt, natuke võidin ukerdama, aga näete, tagurdasin, ise tegin. Väga uhke, sest ma olen tegelikult suht halb parkimises, aga tundub, et enam ei olegi.
juuksur on kohe siin Kristiine keskuse juures, siis ma lähen käin kähku blenderist läbi, võtan endale midagi hamba alla, sest mul kõht lihtsalt nii tühi ja siis on aeg juuksed ära värvida, praegu on nad siis nii tumedad. Okei. Vana ketter on tagasi. Ma olen nii rahul. Ma ei suuda, ma olen lihtsalt nii rahul. Ma vist nüüd ainult siit Viewfinderist ennast vaatangi. Mulle lihtsalt nii sobib blond. Ükskõik, kes on mind üritanud kunagi ümber veenda. Ketter sulle ei sobi. Mulle sobib. Mul on siuke täpselt õige blond, mis mulle nii hästi sobib. Ma olen nii rahul. Ma täiega soovitan. Tulge. Panen selle ilusalongi nime siia alla, ei ole koostöö mitte midagi, tulge Olga juurde, ta teeb lihtsalt nii hästi, ta teeb nii südamega, ta on lihtsalt nii hea juuksur ja fun fact, selles kortermajas siin 4,5 aastat tagasi Kaspar kolis siia, kui me hakkasime just koos olema ja me elasime koos siin kortermajas 12 ruuduses korteris alla poole aasta, siis me Eesti suutnud kauem ja siin näete, siin on see juuksur ja siin ta hakkas käima siis sama aeg, kui siia kolisime, ehk siis ta oli nagu siit tipa-täppa tulla ja nüüd hakkasin ka mina siin juuksuris käima ja nii tore ja Olga andis mulle veel ka lilla, ma ei tea, kas see on siis juuksemask, jah, sinine juuksemask, et nagu toonida juukseid ja hoida neid. Mu süda on täidetud headusega, ta on nagu päriselt täiega hea inimene ja nii tore ja ma olin nii rahule ja see on nii ilus ja 2 tundi võttis aega, 80 € maksis ja ma olen nii rahul. Ma olen nii rahul. Ma käisin vahepeal siin seis ja saate aru, ma sain endale ilusa mõnusa jakikese 4,49-ga. 4,49-ga sellise jaki. Reaalselt, mis soodukat seal on, see on täiesti ulmeline. Näete, sükke mõnus. Saab kanda suvel, saab kanda praegusel ajal. Ideaalne, mõnus soe ka veel. Vedas, et ma sinna läksin. Imelist vabariigi aastapäeva teile kõigile. Täna on 24. veebruar. Eile me ei filminud mitte midagi. 0, sest ma lihtsalt ei jõudnud. Mul oli eile lihtsalt nii tegus päev. Hommikul ma siis käisin ostsin oma sõbrannale sünnipäeva kingituse ära. Siis käisin trennis. Siis mul oli üks koostöö Sofia butiigiga. Ehk siis ma käisin valisin endale outfiti sealt välja. Ja filmisin Reelsi sellest ja ma sain nii ilusa outfitide kütete, aga ma panen pildi siia. Reaalselt nii ilusad asjad on seal. Lihtsalt nagu see jope eriti. Ma armusin sellesse nii hullult ära. Mul on üks nahktagi, sükene hästi õhukene, mida ma olen suvel kandnud. Aga see on üliõhuke niimoodi, et isegi suvel on vahepeal külm sellega. Aga nüüd ma sain endale sükse paksu nahktagi, mis talvel isegi täiesti vabalt saab käia, kui on mingi kampsunal, nagu ma eile näiteks käisin ka. Ma panen nende e-poe lingi siia alla, saate minu koodiga ketter15, seal -15% soodukat. Täiega soovitan vaadata nende lehele, sest et hästi naiselikud riided on seal hullult sellised erilised, et nad ütlesid ka, et nad ei telligi üldse ühte kaupa väga palju, et kogu aeg nagu see kaupade vahetus käib, et ei oleks nagu mingi üks sama toode mingi 1000 erineval Eesti naisel, et oleks nagu erinevaid.
Nii et ja tegelikult ma soovitan üldsegi poodi koha peale minna, sest ma käisin näiteks eile esimest korda seal ja e-poest vaadatuna on kõik hoopis teistsugused riided. Seal koha peale proovid selga ja need on nagu täiesti teised. Nii et ma väga soovitan, see asub siis Mustamäel, see pood Hipodroomi juures kohe, 24/7 juures kohe üle tee. Ehk siis see on nagu see liideka koha peal ka, sest ma käin kogu aeg hipokal trennis 24/7. Ja siis pärast seda oli kohe, tulin koju, tegime mingid tööasjad ära, siis läksime Super Sky Parki, seal oli eile Eesti disko. Kajastasime seda, vist olime mingi 4 tundi äkki kokku seal. Ja siis kohe otse edasi mul luisakese sünnipäevale ja siis koju ja ma tundsin, kui ma jõudsin lõpuks voodisse pikali. Ma olin nii läbi omadega. Ma olin nii väsinud, mul jalad lõid tuld all, ma olin nii väsinud, aga ma tundsin nagu päev on korda läinud. Ma olen teinud nii palju asju ära, nii et ja täna hommikul ka, kuna mul on nii suur rutiin sees, et ma ärkan iga hommik mingi 8 või 8, siis ma ärkasin täna nagu katkendlikult, kõigepealt ma ärkasin mingi 6:30, siis ma ärkasin 7, siis ma ärkasin 7:30, siis ma arvan, et okei, mul on mõttekas püsti tõusta juba. Ja mul lihtsalt peatäieg valutab sellest, et ma niimoodi kohe üles ei ärganud, et ma oleks võinud vabalt selle 6,5 tunni unega olla lihtsalt ja ma tean, mul pea ei valutaks, sest et see on see, et üks unetsükkel kestab 1,5 tundi ja sul ei ole tegelikult pointi rohkem magama jääda, kui sa tead, et sa ei saa vähemalt 1,5 tundi järjest veel magada, sest muidu sa tunned ennast veel väsinumana kui enne seda. Ehk siis ma oleks võinud ikkagi 6:30 püsti tõusta. Ma tundsin siis, et ma olen suht puhanud isegi. Nii et ma ei teagi, miks ma ei võinud tõusta siis. No vot, aga tänased plaanid. Ma tegin juba hommikul siin veits töösju. Panin seda eilset reelsi kokku, mis ma seal koostöö raames ka filmisin. Veel päris valmis ei ole. Ma tahaks nagu viimase klipi veel ka filmida tervest outfitist, mis ma siit välja valisin. Selle ma kindlasti filmin ära veel täna ja siis saan see reelsiga üles postitada. Aga me lähme varsti minu vanemate juurde. Tähistame vabariigi aastapäeva ja ma leidsin TikTokist ühe retsepti. Liisa Fitness pani selle TikToki selline kamavaht musta leivaga, selline nagu kausimagustoit, nii et tervislik, väheste kaloritega, nii et ma teen seda täna seal vanemate juures ja ma ei teagi, rohkem väga plaani ei olegi. Enne seda, kui me läheme, siis ma teen ühe pikema jalutustiiru õues, et ma täna mingit joogat või midagi ei tee, aga teen pikka jalutuse ja see läheb mul trennina kirja, siis teen siukse kiirkõnnikese. Võt nii. Ja ma tahtsin seoses selle tänase vabariigi aastapäevaga ma siin oma jalutuskäigul ja ma järsku nagu mõistsin ühte asja. Ma ei tea, kas see on tulnud mul vanusega, siis ma olen mega vana või siis on see tulnud sellega, et kui 2 aastat tagasi, täpselt 2 aastat tagasi hakkas Ukrainas sõda, siis kuidagi nagu 24. veebruar on muutnud oma tähendust täielikult minu jaoks. Ma nagu väärtustan seda vabadust ja seda rahu, mis meie ümber on päriselt. Siis kuidagi see Ukraina sõda see nagu hakkas nii haigel ajal nagu 24. veebruar, just 24. veebruar ja nii lähedal ja ma ei oleks kuidagi arvanud, et üldse nagu tänapäeva maailmas minu eluajal algab siin Euroopas mingi nii suur sõda ja ma vist ei ole kunagi nii suurt sõjahirmu tundnud kui aasta tagasi, ma arvan, me keegi eestlastest ei ole siukest sõjahirmu tundnud varem. Ja seega ma tunnen, et kuidagi 24. veebruar on nii palju olulisemaks muutunud tänu sellele 2 aasta tagusele. Et jah, kuidagi vaatad, kõnnin praegu, vaatan neid Eesti lippe, olen mingi uhke ja siuke nagu hea tunne on sees. Kuigi 24. veebruar on alati meie peres on väga au sees ja me oleme alati seda tähistanud. Aga kuidagi ma ei ole kunagi seda tajunud nii nagu nüüd ma tajun. Ja nagu see nüüd minu jaoks on. Ma arvan, see on teistel ka nii. Te võite anda teada, kuidas teil on. Kas teid see 2 aasta tagune sündmus on samamoodi mõjutanud? On pühapäev ja see teguderohke nädal on läbi saanud.
Eile siis selle vabariigi aastapäevaga seoses väga palju ei filminudki, lihtsalt elasin hetkes, tähistasime perega siis seda siukse piduliku õhtusöögiga nagu ikka iga aasta ja ka muud, aga õhtul ei teinudki. Siuke chill laupäev oli ja ongi pühapäev, aeg see vlog jälle ära lõpetada, ära postitada. Nii palju toimus selles vlogis. Loodan, see oli põnev seda vaadata ja kindlasti, ma usun, järgmine nädal tuleb ka vlog ja ülejärgmine nädal tuleb juba üks uus video, aga sellest räägime juba hiljem. Nii et kui sul mu videod meeldivad, siis kindlasti subscribe mu kanalit ja likeista videot, kui sulle see vlogikene siin meeldis ning kui sa jõudsid siia video lõppu, siis kommenteeri siia video alla üks Eesti lipukene. Sest ikkagi vabariigi aastapäev oli just. Ja näeme siis jälle järgmises videos. Tšau!